Ma esitaksin ühe sellise provokatiivse küsimuse alustuseks, millele kõik võiksid vastata. Et meil on nüüd olnud selline väga lumerohke talv ja suhteliselt apokalüptiline kohati. Et oletame, et tuleb uus jääaeg ja pärast kõik muusikainstitutsioonid, kõik kriitika, kõik kaob ära ja pärast selle jääaja lõppu tuleks kõik uuesti üles ehitada. Et millisena te kujutate seda uut kunstikriitikat ette? Et kes seda võiks pidada, kas see võiks olla veebis või paberil, ühesõnaga, öelge oma mõtted selle kohta. Teie nägemus ideaalsest kunstikriitikast Eestis, nagu see praegu on, oletame, et kõik muu jääb alles. Maarin. See nüüd nii apokalüptiline vaade, et see on võttis täiesti tummaks. Et ühesõnaga küsimus on siis see, milline on ideaalne kunstikriitika, et mis meil siis on. Et ma ikkagi rõhuksin sellele, et vaatamata sellele, et olemasolevas süsteemis ja väljundites on mitmeid puudusi, ei ole olukord üldse nii lootusetu, et peaks sellist tabula rasat tegema või sellist totaalset luuda, mis kõik ära pühiks. Et ma arvan, tegelikult asjad ei ole üldse nii hullusti ja see, kuidas need asjad arenevad nii kirjutajate erinevate kohtade võimaluste valikul, et see läheb minu meelest praegu päris ilusti. Ja see, millel ta sisuliselt peaks vastama, et sellest oli tegelikult nendes ettekannetes päris palju juttu, et eelkõige just see sama pädevus ja kompetentsus ja ladustiil ja kirjutamisstiili ülevaatamine ja loomulikult ka see, et kriitika peaks olema hinnanguline, mitte ainult kirjeldav. Aga üldiselt ma nagu ei suuda ennast kohe hetkel pannagi nii sellisesse apokalüptilisse vaatesse, et ma ikkagi jätkan siit, kus on. Seda on rõõm kuulda. Andrus? Sama mõte tekkis ka mul, et muusikakriitika on mingis mõttes muusikaelu, kuidas öelda, väga arenenud muusikaelu nähtus. Ja see on ka põhjus, miks muusikakriitika nii hilja tekkis, eks on võrreldes musitseerimise kui sellisega. Et kindlasti see ei saa tühjalt kohalt tulla, et kui sa räägid jääajast, ma saan aru, mis sulab lahti mingisugune, seal on mingi apokalüptiline nullpunkt, et kohe kindlasti ei ole muusikakriitika see esimene asi, millega üldse tegelema hakatakse siis, kui see jää seal ära sulab. Et lähtuda tuleks olukorrast, mis on praegu. Ja küll. Eveli, mis sa ütled? Kui ma peaks sellisesse situatsiooni üldse panema, siis ma arvan, et ma alustaks kogemusest, selle kunstikogemusest ja siis selle pealt on võimalik edasi areneda. Ja ma arvan, et sellepärast, et just selle kogemuse tähtsustamine on vast kõige nõrgemini esindatud või ma arvan nii. Aare? Mina olen kuulnud, et meil on globaalne soojenemine. Seetõttu ma loodan, et siis, nagu ma juba tegelikult enne ütlesin, ma loodan, et kriitikud kas soojenevad või lähevad kuumemaks ja selliseks mõnusamaks. Merik? Mul vist puudub fantaasia, et nii võimsat nähtust kui uus jääaeg ette kujutada ja eriti, mis pärast seda tuleb. Aga sa olen nõus, et vaevalt, et muusikakriitika on see esimene asi, mis tekib. Tõenäoliselt hakkab uuesti muusika tekkima mingisuguste puutüvedel koputamiste ja trummimängude kaudu signaliseerimisega ühest punktist teise. Ja, see oli väike süke retooriline nüanssi ja et ma ka loodan, et seda ei tule ja ma usun, et seda ei tule, see on väga ebatõenäoline ja ma olen kõige sellega nõus. Ja sa võid ka öelda mingi... No ikka, mul ka mingi mõte on. Eelkõige see, et kui jääaeg on läbi käinud ja siis hakkame kõike jälle otsast peale algama, siis igale nähtusele on suhteliselt ohtlik asi rutiin või sellisesse tavapärasesse kinni jäämine. Ja see tekib ikka ja jälle niimoodi lainetena võib-olla, et siis vahepeal on seal momendid, kui miski on huvitavam ja värskem ja siis tekib jälle see rutiini, et pärast jääaega kindlasti rutiini ei ole ja kõik hakkab väga puhtalt ja värskelt peale, aga ma arvan, et mingil määral see areneb ikkagi jälle tagasi sellesse olukorda, mis praegu on, et kus on väga head muusikakriitikat ja kus on ka siis seda probleemidega muusikakriitikat, millega peaks justkui nagu kogu aeg võitlema ja mis on nagu tingitud ka siis nendest ühiskondlikest suhetest. Kellele ja kui palju
meil praegu tõsise muusikakriitikat vaja on? Et me räägime jah, et siin päevalehtedes seda on liiga vähe ja kõik on ainult nišilehtedes. Kas sellel olukorral on midagi viga, kas me peaks püüdma tõsise kunstikriitika mahtu suurendama päevalehtedes või on see mõttetu tegevus? Alustame sealt poolt. No tegelikult, kui ma vaatan, kui rikas ja täidetud on Eesti muusikaelu nii klassika poole pealt kui ka siis mitte klassikaliste stiilide poole pealt, siis minu meelest on muusikakriitikat õudselt vaja ja oma töös ajakirja muusika juures ma kogu aeg näen, kuidas seda kajastamist on kohutavalt palju vaja, kuidas kõiki kontserte ei jõuagi võib-olla kajastada ja kõik intervallid ei saagi seda kajastust, mis neile tarvis on. Ja see muusikute hulk moodustab Eesti elanikkonnast ju tegelikult siiski päris suure osa ja mitte ainult muusikute, vaid muusikaga tegelevate, muusikast huvituvate inimeste hulk on päris suur protsent, nii et ma arvan, et seda on tegelikult väga vaja. Päevalehtede juures ma ei tea, kahjuks on see väheseks jäänud, ega seal vist niisugust raudset lahendust ei ole, aga ma ei tea, võib-olla siin on teistel ideid, mis selle parandamiseks saaks teha. Erika, mis sa räägid? Mul puuduvad organisatoorsed võimed ja ma ei tööta ühegi väljaande juures, ma teenin leiba teiste asjadega. Aga päevalehtede juures ma ei tunne puudust Postimehe kriitikast, mis kunagi oli väga hea ja mida nüüd enam ei ole, sest Postimees muutus tabloidiks. No ma ei pea Postimeest lugema tingimata. Ma loen New York Timesi selle asemel, kus on hea ja Washington Postis on väga hea muusikakriitika. Ann Midget, originaalis oboemängija muuseas. Siin oli üks Gerhardi küsimusi oli, et interpreet kui muusikakriitik, sellest ei jõudnud rääkida. Alati on olnud interpreedid muusikakriitikud ka, kes oskavad kirjutada ja nad on suurepärased. Igast interpreedist ei tee muusikakriitikut, aga kui nad on, siis on nad omal alal ikka väga head. Leelo Kõlar, kes kirjutab aastakümneid vahel, on minu jaoks kindel märk, et selle ma loen läbi, ma tean, teda võib usaldada. Samuti oli Lilian Semperiga. Aga New York Times ei kirjuta eriti palju Eesti muusikaelust? Eesti muusikaelust mitte, aga no tõesti, mul on elu juba lühike ja ma mõtlen, miks ma pean seda Postimeest lugema. Niimoodi, et sinu ettepanek... Et kui on huvitavaid asju, on maailm täis. Ja ma ei saa midagi selle heaks teha, et Postimees ei oleks kollane leht, vaid oleks kultuurileht. Kultuuriväljaandeid on Eestis ka. Et parem on loobuda mannetust sellisest liiga ambitsioonikast, aga ikkagi küündimatust kunstikriitikast ja keskenduda lihtsalt üldrahvalikele huvidele ja tõsise muusika, tõsine kriitika jäägu erialaväljaannetesse, need kaks asja püsigu lahus on sinu... Ma ei usu, päevalehes ilmub siiski tõsise muusikakriitikat. Ilmub ka rocki ja jätsukriitikat ja miks mitte, nad peavadki koos olema. No ei ilmu iga päev, aga ilmub pidevalt. Ja päevalehes on praegu ilmselt toimetus niisugune õhkkond muusikakriitika suhtes päris hea. Siin enne, kui sina päevalehte läksid, oli niimoodi, et ma hoiatsin tudengeid, et sa töötad aastapäevalehes ja rikud oma maine 10 aastaks. Aga nüüd on seal teised toimetajad ja enam ei ole niimoodi. Sest lihtsalt toimetati niimoodi, et võeti maha kõik, mis oli huvitav ja asjalik nii kirjutaja kui lugeja seisukohast ja ma ei tea, mis põhimõttel seda tehti. No igatahes need, kes toimetasid, need ilmselt vihkasid tõsist muusikat ja neil oli kohustus kirjutada. Et see on nii jama, et see on täiesti ükskõik kus kohast kärpida. Liiga professionaalne on, kui mainida, et sümfooniakontserdil oli keegi ka dirigendi nimi maha võetud, võib-olla see on liiga võõrsõna või liiga professionaalne, ma ei tea, mis kaalutlustel, aga seda tehti pidevalt. Aga siis, kui sina päevalehti läksid, siis oli juba midagi muud. Ja praegu on ka täitsa viisakas paistab. Aare, mida sina arvad? Kuidas peaks olema rahvalike huvide ja tõsise muusikakriitikaga? Mulle tundub, et muusikakriitikat on kindlasti vaja muusikutele, heliloojatele, aga palju rohkem on seda vaja inimestele, kes ei ole muusikavaldkonnaga seotud.
võib-olla asuvad isegi väga kaugel sellest, sellepärast, et muusikat tutvustada. Et tuletada inimestele meelde, et helikunst on üks põnev asi, tasuks tulla kontserdile, tasuks minna ooperiteatrisse, tasuks, räägime siis kas või laiemalt kunstikriitikast, tasuks kunsti jälgida, seda vastu võtta, seeläbi saada midagi. Et ma arvan, et see roll on palju laiem ja palju olulisem. Ja mulle tundub ka, et kuna me oleme siin kriitika nii-öelda seminaris, ma peaks natuke tunnen, et peaks kritiseerima ka, et mulle tundub, et muusikakriitikat on vaja ka aeg-ajalt meie kultuurijuhtidele, et nad võib-olla paremini tajuksid neid andeid, kes meie hulgas on. Neid näiteid on küll ja küll, kus Eestist on läinud ära inimesed, kes siin ei ole võib-olla eriti tunnustust ja toetust saanud, aga millegi tõttu maailmas neist on kujunenud väga hinnatud ja tunnustatud omal alal. Nii et siin on palju asju, aga eelkõige ma arvan, et seda muusikast rääkimist või kunstist rääkimist oleks vaja ikkagi just nimelt laiale publikule. Niimoodi, et oleks nagu 2 erinevat muusikas kirjutamise viisi, üks oleks selline üksikasjalik ja väga professionaalne ja teine oleks selline rahvale kättesaadavam. Kindlasti mitte. Ma arvan, et hea muusikakriitika on ikkagi selline, mis suudab mõlemat sinu poolt nimetatud valdkonda puudutada. Küll aga mulle tundub, et see blogimine ja muu selline üsna spetsiifiline muusikakriitika, et see võiks koonduda küll võib-olla juba eriala ajalehtedesse, erialastesse ajakirjadesse ja miks mitte ka internetti.